Eesti Laulu karneval on täies hoos ja meil on teada juba, kes on pääsenud edasi eelvoorust, peaaegu juba ongi käes see aeg, kui hakkavad toimuma kontserdid ja täna on meie kõrvale sattunud Tuuli Rand või siis artisti nimega Windy Beach või nagu kommentaariumis öeldi, Vindine Pits. Aga räägi nüüd Tuuli sellest, et sa ju võtsid osa tegelikult päris mitme looga. Et kas siis soovitaksidki tulevikus kõikidele artistidele, et kes tahaksid kindlalt edasi pääseda, paned 6 laulu müüki ja siis, et üks läheb läbi ikka? No ma ei soovitaks päris ikkagi nagu nii palju, aga mul lihtsalt olid seal taga veel inimesed, kes tahtsid omalt poolt veel lugusid panna, eks ole. Aga selles mõttes, et ma ikkagi panin 2 artisti nime alt, et paningi Funkify sealt, mis on mu see funkbänd ja siis ongi Windy Beachi alt selles mõttes 3 lugu ühelt, 3 lugu teiselt. Kes sul selle muusika on teinud, et see Windy Beachi Salty Woundsi lugu, see on selline suht isegi õrnalt võiks öelda pehme klubikas? Pehme klubikas, no eks jumala eest, kuidas keegi tahab muusikat telgendada, nii tuleb seda teha. Mina, kui klubides lastakse, mul on ainult hea meel selle üle, aga teinud on selle Priit Uussolnud ehk siis Ula. Ja temaga koostöös me oleme seda Windy Beachi alustanud ja oleme juba poole aasta jooksul siis ma olen Windy Beachi alt 3 lugu välja andnud koos videotega ja nüüd siis on see Salty Wounds, millele tuleb ka jaanuaris, tuleb video. Nii et ma olen selles mõttes hästi visuaalne artist, et mulle meeldib just see visuaalne faktor ka seal juures ja arvatavasti laivis tuleb ka midagi visuaalselt ägedat, tahaks teha. No üldse millegipärast elektroonilises muusikas on Eestis viimasel ajal hakanud silma paistma või väga hästi läbi löönud saarlased, et millest see võib tingitud olla, et oled nii sina, on Kristel, et millest see tingitud on, et järsult niimoodi elektrooniline ja otse Saaremaalt? No Kristeliga me oleme ju ammu sõbrannad ja nagu oleme koos laulnud, oleme duetivõistlusi koos ära võitnud, selles mõttes, et laulnud me oleme mõlemad tegelikult alati, on ja aga see, et nii hästi läheb, ma ei tea, ju siis tähtede seis on siuke, et praegu on saarlaste kord särada, ma ei oska midagi muud öelda. Aga veel on ju, et Eesti Laulul on veel Grete Paia ja Kati Laev on ka saarlane, nii et ma ei tea, tõesti saarlaste tähel endal tundub 2016 Eesti Laul. Osad inimesed ütlevad selle koha ausalt välja, et tegelikult nad Eurovisioonile väga minna ei tahagi, et nad tahavad lihtsalt võtta Eesti Laulust osa, natuke promoda enda muusikat, võtta nii-öelda mõõtu teiste Eesti artistidega. Kuidas sinuga lood on, et kas sa tahad tegelikult üldse Eurovisioonile minna või tahaksidki jääda näiteks teisele kohale Eesti Laulus? Muidugi tahan minna, see on nii suur üritus, tõsiselt tahaks näha, et kuidas seal koha peal on ja issand see närvi, ma kujutan ette, et pinge ja ikkagi, mis sulle peale pannakse ikkagi, see on päris korralik, et kõik, kes seal käinud ikkagi on, et tooks välja Tanja ja Stigi ja Eline, et nagu kõik on ikka nii tublid olnud või üldse kõik, kes seal käinud on väga tublid olnud ja ma tahaks küll kunagi ära tunda selle närvipinge või et saaks seal kõige suuremal laval esineda, et mina küll ei ütle, et ma tahaks teiseks jääda, kui ikka siis ikka täiega. No tegelikult pole sul üldse esimene kord Eesti Laulust osa võtta, et sa oled Pöörastega ka seda teinud, et kas nüüd sel aastal oli natukene kergem ka, et võtab pingeid maha veidikene või on just närv suurem, et peaksid paremini tegema midagi kui eelmisel korral? Närv on kindlasti suurem, see aasta nüüd ma olen siis täiesti üksi, et ma olen ju ka Teelega olnud kunagi ka, oli ju Teele Tuuli Ula, ma ei tea, kui sa mäletad seda lugu, olime sellega ka ju ja ma olen backi laulnud ja alustasin ikkagi Eesti Laulul backi lauljana, nii et kui vaadata mingeid noori pilte, siis ma olen seal kuskil Soul Militia laulsin kunagi backi ja mis lood seal veel olid, on ja. Aga kindlasti on suurem närvipinge, et tõesti see üksi täiesti laval olek, et see on natuke hirmutav, aga ma arvan, et praegu ma olen jõudnud sinna, kus ma tunnen, et kõik on õige ja kõik läheb nii, nagu minema peab ja ma olen valmis. Paljud inimesed panevad rõhku ka väga palju sellele lavashow poolsele osale, et kas sa natukene võid äkki öelda ka, et kas või mida saab oodata sinu selle aasta lavashowst? Nagu ma ütlesin, visuaalselt ma tahan ikkagi seal mängida ja ma arvan, et kui ma sinna, meil olid juba need esimesed koosolekud ära,
ja ma arvan, et kui ma läksin sinna, mul oli kindel plaan, ma nagu näitasin neile arvutis sekundiliselt, ma tahan seda kohta, ma tahan seda laivis, siis Normet ja Ove olid lihtsalt ja ma olin kõige viimane ka veel sellel päeval, nii et neil oli juba 9 seda tunniajast koosolekut olnud ja ma olin kõige viimane. Ja siis nad olidki seal lihtsalt istusid mingi oota nüüd, oota, sa tahad seda teha laivis. Siis ma ütlesin jah, võt seda ja seda ja seda ja siis seda ka ja siis nad on mingi noh, okei, siis et me näeme endast parima ja vaatame, mis saama hakkab. aga jaa, ei, selles mõttes visuaalselt tuleb huvitav või vähemalt ma üritan teha võimalikult huvitavalt, aga karnevali ei tule, ütleme nõnda. Okay. No arvatavasti hoiad sa pöialt oma nii-öelda kaassaarlastele, aga kui nüüd võtta nagu just nimelt laulude poolest, et kui sa endale pöialt ei hoiaks, siis kes on sinu jaoks selline kõige meeldivama loo sellel aastal valmis saanud? Meeldivama loo, no ikkagi Cartooni lugu on ikkagi väga hea, mul tõesti meeldib see lugu. Ma ei tea, mul ei meeldi nõnda kunagi valida. Ma ei tea, kas või Jaan Tätte on mu arust jumala tubli, või noh, väga äge, et ta ajab täiesti oma rida ja teebki sellist mussi, nagu ta teeb. Ma ei tea isegi, kuidas seda liigitada. Eesti Pormupilli trans. Jah, Pormupilli trans, aga see on nii äge, et ta teeb täiesti enda asja ja teda ei huvitagi, mis keegi kõrvalt arvab. Minu jaoks on väga inspireeriv. Aga head lood veel, ma mõtlen. Ei, no kõik on head, jaa, ma ei hakka valima, see on nii, valimine on nii lõbe. No teeme lõpetuseks promovooru ka ära, et kus saab kuulda järgmisena Tuuli Randa, olgu see siis Windy Beachi, Funkifice'i või mis iganes muu projekti raames? Homme õhtul on nõnda, et homme ehk siis nüüd reedel mul on 2 esinemist, üks on Funkifice'iga, aga need on mõlemad erapead, oot, ma kohe mõtlen mingid avalikud. Las ma mõtlen, ma olen aastavahetusel esinen Saaremaal esinen, et sinna saab tulla mind vaatama, aga noh, kes Saaremaal ei satu, siis oota. Kas Uimes või Paadivabrikus? Isegi Veskis, usu või mitte, väga legendaarne koht, kus esineda ja ma ei olegi seal kunagi veel esinen, nii et esimene kord on ikka alati esimene kord, aga jaa, Saaremaa Veskis olen aastavahetusel, nii et sinna tasub tulla ja siis uuel aastal juba tead, lihtsalt tuleb laikida, ma arvan, et mu Facebooki lehte ja vaadata, ma viskan alati nagu sinna üles, et kus ja millal midagi toimub. Selge, aga suur tänu, et sa võtsid veidik aega meiega rääkida ja eks õnn kaasa siis nii Eesti Laulul kui ka aastavahetusel Saaremaal. Ma tänan, aitäh! Suur tänu!